Ma olin paks ja karvane ahv, kes nägi ilu. Aga ega see ei ole ka päris õige. Tähendab, see ahv ma isegi äkki olin. Ilu ma nägin. Aga see lugu kestab veel praegugi edasi ja vahepeal on nii palju asju muutunud, et korraks pöialt sellele loole saba peale panna on võimatu. Väga raske on, kui sulle öeldakse lihtsalt, et mängi ise ennast ja mõtle see nüüd välja ka, mida sa ise endana mängid. Aga Urmase tüki puhul on selle tegelase nimi küll Rein Pakk ja minu nimi ka. Ja mina olen reaalses elus inimene ja seal ma kehastan rolli, aga see roll on ikkagi kirjutatud üsna täpselt ja üsna rollina ja Urmas ka lavastajana, olles ise autor, on ka teksti suhtes üsna nõudlik, mitte kurjas mõttes nõudlik, vaid heas mõttes nõudlik. Ta teab, mida ta tahab. Ja et ses mõttes oli tegelikult väga kerge mängida. Et ega kui ma nüüd seda Rein Pakku laval kehastan, et ega ma ei tunne midagi sellist veidrat, et see olen mina. Ma mängin ikkagi ühte rolli. Mul läks kael karvaseks, selg läks karvaseks. Ema lõikas neid ikka algu labeme nooga ära, aga need kasvasid kiiremini asemele kui vendade abe. Ja siis ma ei julgenud enam kehalise kasutuse tundi minna. Rein Pakk otsib naist. Paljud küsivad, et oi, et me ju teame, et Reinul on naine olemas, et miks ta nüüd otsib, et kas midagi on halvasti. Kes Rein Pakk on? Ta on inimene, ilmselgelt. Ja otsib naist, siis ta otsib naist, aga naine on ka inimene. Siis inimene otsib inimest, soov kommunikeeruda, soov midagi nagu rääkida või leida tõesti mingit sellist lähedust. Samas selle juures on mingisugune üksioleku tunne ja ka midagi eksistentsiaalset, et äkki ongi olemas mingid hetked, mis libisevad kellegi käte vahelt välja ja siis see kõik ongi jäädavalt kadunud ja siis sa käidki lolli näoga mööda tänavaid ja oledki nagu kaotanud midagi väga olulist, mida enam iialgi tagasi ei saa. Sellest lapsena ma ju peaaegu üldse ei rääkinud, aga nüüd ma räägin jälle liiga palju. Siit palju rääkimisega on ju see oht, et sa võid kogemata rääkida välja midagi niisugust, mida sa tegelikult ei mõelnud. Ja siis on piinlik. Ja siis püüad jälle uue jutuga seda piinlikkust kinni katta, aga ega see uus jutt ei pruugi ju parem olla. On tõesti faktid selles loos, mis vastavad tõele ja siis see kõik läheb ja keerab kuskile ära, aga kui seda nagu teha, seda lugu rääkida, siis minule tundub kuidagi, et see olengi mina. Mul ei ole olnud kunagi enne sellist tööd või sellist lugu. Kui ma läksin lapsena teadnud, et ma kohtan sellist meest, jään temaga koridori kinni ja nii edasi, siis ma läksin ennast Emajõkke uputanud. Sidunud suure kivi või kännu oma pika punase patsi külge ja visanud end vette. Et pigem on just see eesmärk on olnud võimalikult loomulikult esitada. Näitlejana ongi huvitav ju see, kui sa, tähendab mitte kui sa, vaid kui ma räägin siis midagi, mis publikule võibki tunduda tõenäoline, et jah, umbes seda see Rein Pakk teebki, aga siis jutt muutub korraga mingiks väga uskumatuks asjaks, mida ta tõenäoliselt kindlasti ei tee. Aga et kui see jutt selleks muutub, et see üleminek oleks nagu võimalikult loomulik, et minna nagu usutavatelt täiesti uskumatute teemade peale üle täieliku loomulikkusega, nagu nii peakski olema, et see on hästi huvitav. Kopp, Helena! Jaa! Kas sul läheb veel aega? Jaa, mul läheb veel aega. Ta on nii mitmekihiline ja seal kuidagi tundub mulle, et seal on nagu veel midagi, mida ma tegelikult ei oska seletada. Et kui nagu mingi asi tundub nagu absurdne, siis mulle tundub, et kui on armastus, siis tegelikult ei ole mitte midagi absurdset. Et siis ongi kõik loomulik, lihtne, õige.
tema puudutused olid nii erilised, õrnad, tugevad. No, see on nagu tema söögid-joogid, tema kokteil viinast, porrust, vaarikatest ja peekonist. Päris asi on see, et kogu see tükk räägib armastusest, inimestevahelisest armastusest ja kui ta nagu midagi ütleb, siis see tükk ütleb, et armastus on midagi, mis võib meid tabada täiesti ootamatult. Vot minu meelest on armumisel ja armastamisel vahe, et armutakse tavaliselt ikkagi kellessegi, kes on meeldiv. Armumine on niisugune kevad ja liikumine ja indlus ja kõik see, armumise objekt on alati meeldiv, aga armastada võid sa ka kedagi, kes sulle üldse ei meeldi. Armastus võib olla ka väga valus. Armastus võib olla õnnetu ja kurm, armastus võib inimesi ka hävitada. Aga et see tükk räägibki just sellest, kuidas armastus võib tabada täiesti ootamatult, võib tulla täiesti ütleme siis olukorda või inimeste vahele, kus seda mitte mingil juhul ei eeldaks. Et armastus on midagi, mis meid tabab ja me peame sellega kuidagi leppima. Kas tohib veidi tüli teha? Oot, meil jääb natukene veel aega, eks ole? Ja nüüd on küll hädasti vaja pakku raiuda. Oot, me leppisime ju kokku, et mingeid pakke me ei raiu ega ei mähi, eks ole? Traditsioonid on traditsioonid. See tõmbab peo käima.